Ühesõnaga, oleme Fit 360, et tulin toidulisandite järgi. Treener saatis mulle siis listi, ehk siis võtame see listi nüüd lahti ja hakkame ükshaaval neid võtma. Et alustuseks on siis kurkum, seda võtame just selle eesmärgiga, et lihtsalt põletiku näiteid hoida all, eriti massifaasis on see päris tükki tähtis. Et ise kasutan seda, et see siis täielikult puhas kurkum, et kõigele liigestele, üldtervisele, kõigele nagu metsikult hea. Et alustame sellega. Nii, kurkum on olemas. Järgmiseks on vaja siis magnessi, et magneesiumi kasutame alati bisglütsinaati, et see on lihtsalt kõige efektiivsem nii lihastele kõigele, ehk siis võtamegi selle Osloviti ja paneme selle siis siia lauale. Nii, see on omega 3, see on ka jälle siuke essential, et omega 3, magneesium, D3, kõik siukes on suht essentialid, mis võiks alati sees olla, et mulle meeldib see Osloviti Extreme, et see on siuke kõige tummisem. Ja siis samas on D3 ka olemas. D3 ideaalis võtan siis K2-ga, kuna siis ta imendab paremini. Et need on ka siukesed essentialid ja ma ütleski inimest, et kui sa pead valima 5 asja, siis ma valiski magnees, D3, omega, multi ja sinna juurde pääski kas siis C või kurkumi lihtsalt põletiku näitude alla hoidmiseks, tervise hoidmiseks. Nii, siis on veel, võtame Oslovitilt multivitamiini, nagu ma mainisin. Multi on ka essential, sest tänaval toidus kahjuks ei saa kõike kätte, kuna toit ei ole nii kvaliteetne kui ta ei vanasti, siis peab multit juurde, et meil lihtsalt kõik vitamiini baasi oleks kaetud. Eks lükkame selle ka korvi. Nii, siis need on kaetud. Võtame kreatiini. Kreatiin on nagu kõigele metsikult hea, nagu ajule, lihastele, jõule, kõigele. Mulle õudselt meeldib siis see, et Real Pharma kreatiin monohydrate, et kliendid ka võtta otsa, et sellega on siis see jama, et tihti halvad mittekvaliteetse kreatiinid ja kõhu jamaks. Mul on päris palju kliente olnud, kelle ma olen hakka kreatiini võtma, on olnud, aga ma ei saa, mu kreatiin hakka kõhule, ma olen nagu, ei, kreatiin ei hakka kõhule, sitt kreatiin hakka kõhule. Et see on siis siuke, ma ise seal hakkasin mingi 2 aastat, et ülipuhas, üli hästi imendub, maitseb hästi, see on ka maitsed, ma enda meeli maitsetut võtta, et päevame sellega korvi. Nii, siis võtan ashwagandat, kuna töö on stressirohke ja et ära ei kassiks, et siis see KSM 66 ashwaganda on siis kõige nii-öelda puhtam ja kõige kontsentreeritud vorm, et ma võtan see õhtuti, aitab unega, aitab stressi tasemetega, aitab kõige hommikut töötan samuti. Ja siis on veel vaja elektrolüüte, et elektrolüüdid mulle meeldivad siis need pulsiomad, et see on erinevad maitsed, mulle õudselt meeldib see filmi maitse, see on kuskil siin taga, aga ka see laim ja kõik muud on head. Et lihtsalt trenni ajal võtan või kui on palava suveilmad, siis ka higista lihtsalt palju välja, elektrolüüdid lähevad ära, peab juurde võtma, teed jalgu, higistane lolliks, tekivad krambid, võtta elektrolüüte, ei teki. Et seda mõtlen siis kas trennis või siis hommikul või palapäevas mõlemad. Ja see on nakk. Kus meil see nakk on? Nakk peaks meil olema, kohe otsime, näed, siin on 3, 4, 5 nakki. No, aga need see Real Pharmi oma on just sellepärast hea, et siin on see 80 tabletti sees, et siis suht sama hinnaga, mis teised aga saad natuke rohkem lihtsalt. Et see on nakk. Nakki võtan ka lihtsalt üldtervis kõik asjad, et eriti kui sa kulturist, eriti kui sa enhanced kulturist, siis lihtsalt nagu on vaja lisatoidu lihtsalt selleks, et hoida kõik oma organid tervise head. Et siis nakki laksin ka. Ja need on sellised põhiasja, mis on nagu puht tervis. Okei, elektrolüüdi kreatiin on nagu siis semi-performance, aga siis ma ise massifaasis võtan ka cream of rice'i, sest lihtsalt ma ei jõua süüa veisiku hulka ära lihtsalt puhtast hoidust. Ja see ongi cream of rice, võtad selle lühike kulturistise kätte, on ju. Ka mul on raskusi siin. Et põhimõtteliselt see on ülilihtne teha, mis ma teen, võtan pääse kaussi, kallan vett peale, kuuma vett siis, sega laiali ja mul on mingi, ütlen nii, 100 grammi on umbes, mis on 80 süssi, 70 süssi, 87 süssi isegi. Põhimõtteliselt saad 87 süssi, 100 grammi cream of rice, metsiku lihtne ära süüa. Päeval mingi mett, banaani, mis iganes, saad siuke 125 süssi, et ma ütleks, et üheski muust asjast sa ei saa nii kerge süüsivesikut, okei, jamast võib-olla saad, aga jama hakkab kõhule, et siis cream of rice'i ma laksin ka päris tummiselt ikka. Ja siis muidugi ärge unustage essentialid, ehk siis nagu valk,
mis läheb siis igale poole, purjule, peale trenni, igale poole. Minu lemmik alati olnud siis Real Farmi Real Way, et ta on kõige puhtam, ta on hästi puhas ja tihti on see, kui sa võtad sükest nagu sitta, mitte kvaliteetset veid, sest see jääb klompi, et see Real Farmi Real Way lahustub üli hästi ära, maitseb üli head, et vahepeal on see, et veil on siuke keemiline maitse, et sul nagu vana aja nali, et ostad 3 kilose vei ja siis maksad mingi sott selle eest ja siis paned esimese laksu sisse, saad täis pask maitse ja siis nutad ja sööd seda. Real Farmil ma ei ühti maitse saan, mis on jama. Et mulle enda meeldib piinapallerõudsed ja karamell on päris hea ja need on ka vist tiramisu, mis on ka väga hea, et selles maitsevalik on suht lai. See on ka üldiselt see, mis klientidele väga-väga meeldib. Aga praegu võtame vanilla, et paneme selle, see on mingi aeg kaetud. Selles laaksin kas peale trenni, pudule, mis iganes. Et ärgem unustage siis ka põhiasju, kofeiin. Need on ülihea valik. See on siis Ghostid, see on siis abed, see on selles osas, see on kõik. Et minu top 3 on siis see kuradi Ghost, Warheadi maitsega ülisüke magus mõru, siis valge ABE, see on ka nagu metsikult hea. Ja kui ma peaksin 3. valima, siis ma tõenäoliselt valiksin ka ühe ABE-dest, et need kõik on head, ma ei tea ühtegi ABE-d, mille on halb maitse. Et pre-workouti siis saab võtta, kas võtad siis pulbrina, see on ka metsikult lai valik, jällegi ABE pre-workoutis on üldiselt minu go-to, et see on pulbri kujul, joogi kujul. Lihtsalt suvel, kui metsikud palad ilmad on mõnus, tõmbad külma ABE alla, lähed trenni, võlla minna. Et see on siis umbes siuke minu valik, et need on kõik olemas ja võt, hästi. Meie koostöö Rasmusega on kestnud tegelikult juba päris pikka aega, oskad öelda isegi? 3 hooaega vist. 3 hooaega vist, jah. Mul on juba tunnet mingi 5 aastat, aga ja häid asju tehes tundub, et aeg lendabki. Üks asi, mis meil Rasmus mul väga meeldib, on tema pühendumus, tema nii-öelda see, et ta nagu hoolib tõeliselt sellest brändist, millega ta nagu koostööd teeb, et ta alati küsib, mida ta saab omalt poolt teha, et ta päriselt kasutab neid tooteid, ta usub neid tooteid, et just see nii-öelda, et kui meie omalt poolt näeme, atleet ise on nagu täiesti all in ja ma ütlen ausalt, mitte kunagi ei ole kahju toetada, pluss see nii-öelda, ma ütlekski, et see on nii-öelda mingi ühepoolne toetus, et tegelikult Rasmus teeb meile väga palju asju vastu, kogu aeg nii-öelda, on näha, et ta hoolib sellest contentist, mis ta nagu teeb, et ta ei tee seda lihtsalt umbes, et viskan ühe Facebook story umbes sisse ja siis bye-bye on ju, või et et ma ei tea, et olete, et meil on mingi kokku lepitud maht, et ta teeb täpselt selle ja siis on kõik, siis meest ei näe, et mees alati küsib, hoolitseb meie tootevaliku eest, nii-öelda aitab ka meil paremaks saada, et teeb meile soovitusi, et hästi selline nii-öelda mõnus ja kuidagi siukene, hästi kodune tunne on kuidagi Rasmusega koostööd teha. Kuus on? Kolmel? Üks on? Push. Good, nice. Ma lüütasin vist oma maiki välja. Sul on punane see. Hea viima. Hästi. Nüüd me saame teada, kas ma oskan lugeda või oskas vahepeal. Ma ütlen 5, siis ma olen nagu 1, 2, 4, 5. Oota, ma teen veel 2, sest nagu reaalselt see ei olnud 12. Squeeze. Tõmba veits rohkem puusa poole. Squeeze. Nii, ära viska, pigista. Teeme 3 veel. 1, 2. 1, 2. Ja väga, nice. Fun fact, ma ei ole kordagi elus lennukiga lennanud. Nagu mitte kunagi. Seega ma ei saanud su lennujaama referentsist aru. Okay. Ma ütlesin talle enne seti, et ta võtaks õige aseni sisse ja siis ma ütlesin, või nagu lennujaamas öeldakse bend over and cuff. Mis see tähendab? See on vaata see, et lennujaamas otsitakse läbi inimesed ja võib-olla keegi kannab kuradi kondoome kaasas. Tähendab kondoomi sees neid kokaiini kaasas. Ja, ma sain aru. Upsi.
ei, ma tean väga hästi, mis see tähendab. Ühesõnaga, kuna ma olen down ja mul läksid poole klipid siis Insta formaati, siis ma räägin uuesti see jutu 5. korda, mis ma olen juba rääkinud. Ehk siis Leelo on figure athlete, sest ta on geneetiliselt selleks väga andekas. Aga kui Leeloga alustasime, siis Leelo ülakeha oli fucking insanely developed, nagu ta siiani on, aga alakeha vajas rohkem. Ehk siis sellepärast me teemegi 4 korda nädalas alakeha ja 2 trenni nendest on siis hübriidid, ehk siis alakeha pluss ülakeha. Aga jah, et jala on ilus areneb, praegu oleme 7 kuud järjest massi teinud. Nüüd on väike katt meil ja siis teeme veel massi ja siis järgmine kevad läheb Leelo lavale esimest korda. Ja ma ei maksa, või tähendab, ma ei maksa, oh my god, mul oli stroke. Mul ei maksta selleks, et seda öelda, aga mu jalad on nagu päriselt kasvanud. Ja see ei olnud. Ma käisin enne Fit 360 ja siis see omanik, see Jürgen on ju. Ta ütles, teeme ühe klipi ka, et ma räägin meie koostööst, sest ta ütles väga nunnusti minu kohta. Ja siis ma mõtlesin, et kui sina ütled ka midagi toredast, tundub nagu ma lihtsalt enne igat videot paes inimestele relva kuklasse, ütle nüüd midagi hästi. See tuli meelde, mis mu see Q oli selle harjutusega. Korlokiga Titanicu seal eesotsas. Jah. Aga treeneritöös peab olema loominguli. Selleks, et kliendid õpiks oma harjutuse ära, peab näema igasugu Q-si. Ma arvan, et selle peab videost välja lõikuma, keegi ei saa aru sellest. Ma arvan, et kõik teab, kes Korlok on. Ta käis Eestis ikkagi. Jaa, tõsi. Nad nagu Christopher Nolan Eestis on nii suur uudis. Korlok Eestis on nii suur uudis. Ma nõustun sinuga. Sais. Ma loodan, et Korlok vaatab seda videot ja paneb kommentaari. Ma loodan ka. Peak Korlok reference. Nii, 10 tükki. Nii, liiga hästi kaugele, külge välja. Alla ja pinget. Nii, pomm. 1, 2. Pinge, pomm. Üles. Üles. 3 veel. Hoia pinget, pinge. Ära viska tõsta. Yes, 2 veel. Pomm. 1 veel. Pomm. Kaunis. Väga. HC on ainus koht, kus on normaalne muusika, sest kõik teised saali mängib My Hitsi. HC mängib Deftones, 3 Days Grace, Nirvana ja Limp Bizkit. Ma nõustun, kuigi vahepeal ma tahan oma popgirl-eerat ja ma ei taha Katy Perryt kuulata. HC võiks... praegu me on ju HC-sse seina peal see, et sa saad panna oma laulud. Päriselt või? Jah. See on täiesti mingi südames, sa saad kirjutada mingi laulu. Okei. Paneme Blackpinki. Lihtsalt pommitame Blackpinkiga. Ja mis see on see Baby Metal? Ei, Baby Metal on hea. Mulle meeldib Blackpink ka. Aga ma pean nüüd oma lätse fleeri paika. Kas võis ühe maa ka? Ei. Okei. Aga ma võtan. Nii. Ühesõnaga meie täna trenn on jaotatud siis alakeha, 2 harjutust, seljale 3 harjutust. Põhifookus on meil siis Leelo kesk, selge, kõik see paksus, sest Leelo selg on sitaks lai juba. Meil ei ole väga palju see laius juurde vaja. Ja lisaks MSK õlga. Ja peale selle trenni me oleme poseerima. Jah. Nõustun. Nüüd on set 2 siis, 10. Lõuga ja hästi all. Siin harjutuse hoias oma trapsid hästi lõdvestatult ja mõtle see, et sa liigud hästi kaugele. Mõtle, su kätt tõmmatakse ja liigud kaugele külje välja. Just nii. Siin on pinget ja tagasi. Nii. Üles. Pigista. Ära viska või proovi välja sirutada tundega. 2 veel. Nii. Üles. Ja 1 veel. Nii. Üles. Väga hea. Super. Teeme nüüd sama ka. Jaa, aga mul on tunne, et ma ei teinud 10. Ma tegin 10 või? Ma ei tea. Kaamera... Kommentiga alla, kas ma lugesin 10 või ma ei lugenud 10. Aga tõesti, ma ei läheb ära, et juba täna, ma ei tea, homme. Ma võitan. Oh my god. Alustame uuesti, ma ei näinud. Vorm on crazy. Yes, aga natuke pikemaks varsus.
Amisi? Paus ju. Selge ikkagi teisi. Nii. Siis võtta eespoos, tõmbame veits pikaks või kõrvast, käed natuke ülemus. Sidegas, osa selle sidegas. Jah, just. Ees väga. Okei, sai koos. See. Yes. Keelab vaagend veits siia poole. Veel. Ja saab teile tooliselt peale ja tõstanud tooliselt pikaks jätta. Jees, väga. On umbes 108. Double. See on kõige lõvedam koos. Aga saab tehtud. Õige. Paks poiss. Thanks. Puus taha üles, ribirollist hästi pikaks. Nii, siis lõpetame ilusti poosi ära, käed ei tõsta käsi, käed hästi pehmelt. Teed sükese pehme liigut, sweepid selle käega siit ette, ära jalgu muuda, jalgad tõsta, see puus üles, vasak puus üles. Kohtvinke poolne puus. Nii, ja keeled tagumikku veits rohkem peale. Nii, aga lükka puus üles ja lukus. Seal rohkem ei näpi, see jääb nii nagu on. Nii, siis väike siuke pehme liigutus siit. Nüüd kui tööd tagasi, siis keeled oma toolise ilusti peale. Keeled selja veits peale. Ja siis tõstad juuksed üle. Ja siis poos. Esimese käega jälle see liigutus, põll lükka lukku ja hoia tagumik sinna poole. Nii, ja siis keele oma tooliselt veits peale. Nii, ühesõnaga, poseerimine tehtud klientidega. Kõigepealt tegime poseerimist Leeloga, kes siis läheb kevadel võistlema figure kategoorias, NPC Naturalis. Leeloga läks meil super hästi, kõik sujus. Leelo vorm on metsikult hea, nagu ma enne mainisin. Meil on massifaasi lõpp, ma olen äärmiselt rahul selle, mis look meil on. Poseerime väga hea, ma olen väga rahul Leeloga. Nii, siis mul oli Merliniga poseerimine, kes on siis mitte otse minu klient, aga võttis mul 5-kordse poseerimispaketi. Andsime temaga poseerimist, me oleme siis nüüd 3. korda koos poseerinud. Esimene kord me vaatasime üldse fundamentaalse asjad üle, nagu siis poosid, seletasin ta poosid lahti, teine kord me harjutasime edasi poose ja täna me siis esimest korda tegime temaga üleminekuid. Et ta on väga ilusti arenenud, ta on väga tubli, ta on sädetiimis minu teada. Et jah, mul on ka päris palju kliente, kes ei ole minu kliendid, aga käivadki minul poseerimist võtmas. Nii, nüüd mu online klient Rauno, kes võistleb siis 8 nädala pärast. Me hakkame nüüd tema vaba kava tegema. Me nägime nädalavahetusel, me rääkisime, mis poose me tahame teha, mis seisus meie vorm on, arutasime see visiooni, ta valis laulu välja ja nüüd siis ühesõnaga selle lauluga, mis ta välja valis,
hakkan mina siis selle vaba kava ehitama, ma teen ta vaba kava valmis, ma saadan see talle ja siis tema hakkab saaritama ja siis ma vaikselt lihvime see. Et vaba kava tegemine, ma ütlen ausalt, üks mul lemmikuid asju me teha treener ja ka sportlase, kuna ma pikalt võistlen Ranna Fitnessis, ma ei saanud vaba kavasid teha, aga nüüd, kui ma olen kulturist, siis ma saan seda teha ja eelnevalt olen ma päris palju saanud seda teha ka oma sportlastele. Kuigi ma ise olen paar korda samuti kulturismis võistlenud ja ma metsikult naudin see protsessi. Nii et let's get it! Ja mulle minu jaoks õudselt tähtis on see, et laul matchib, et ei ole see, et boom, laul, pohhui, teeme mingid poosid või laul ja see matchivad. Ühesõnaga, kui ma siis stuudios juba olen ja paljud ei tea sellest stuudiost ja põhimõtteliselt see on Baltimaade esimene poseerimisstuudio. Miks esimene poseerimisstuudio, mis teeb see eriliseks siis võrreldes, ma ei tea, mingi poseerimissaaliga, nii-öelda tantsusaaliga, mis iganes. See peegel põhimõtteliselt. See on see esimene koht Baltimaades, kus on tagapeegel. Ehk siis ma näen oma selga põhimõtteliselt ongi, et sa vaatad, ma pööran kaamera ümber, et samal ajal, kui ma teen seljapoosi, ma näen siis sealt tagant, proovin näidata teile, ma näen siis sealt tagant oma selga ise, mida siis kuskil mujal ei näe. Ehk siis, põhimõtteliselt, see on siis kõige suurem feature siin. Stuudio nimi on The Bosin Temple, see on siis minu poolt tehtud, ma olen sain omanik. See on mul igast muud cool stuffi, et mul on päris palju LED-laite siin, see on siis muudetav. See on siin suur 4 meetri lai peegel, kõik valgustus on siis LED-eksi poolt, kõik see. Siis ma veel projektor valgustused pandud siia, see on igasugu sportlaste pildid, erinevate, igast muud cool merchi, enda omad. Siis mul on stuudio sponsoriga Monster, ehk siis stuudio on siis Monsterist lookas. Jällegi palju sportlaste pildid, kes on minuga võistelnud, kes treenija minuga, kes on mu kliendid ja nii edasi. See on väike mobility ala, siis on stuudio logo, siuke sein, mille üle ma olen päris uhke ja kõige uhkem asi on siis Monsteri külmkapp. Selle ma täida ära ilusti. See on igasu diplomid MM-idelt, EM-idelt, väike pump-up ala ja see on kõik minu võistluspüksid, mida ma kunagi karjääri jooksu kasutanud. Siuke väike stuudiod on mul on, et kui te olete huvitatud poseerimist, siis ma annan poseerimistrenni nii meestele kui naistele, nii MPC võistlejatele kui AFPV võistlejatele. Saab võtta ühe trenni, saab võtta paketi, saab võtta tulla mõne sportlaks, saab ka online teha. Et lihtsalt, et teate, tegelikult mul algselt polnud üldse plaanis teha täna Day in the Life, aga kuna ma käisin fitis, mul oli kaamera kaasas, siis ma läksin trennima, mul oli kaamera kaasas, siis mõtles juba, et okei, poogen, teeme ära. Ehk siis mulle tavaliselt meeldib Day in the Life alusta hommikul, võtta kõik see kokku, aga teeme siis teistmoodi. Ühesõnaga, ärkasin üles, jooksin kähkusaali, hommikul mul kell 8 klient, mida ma kahjuks ei filminud, üliäge sportleja, üks mu jitsi sportleja, metsikud uhke tema üle, saime üliäge vormipildid, üliäge trenni. Sealt edasi ma jooksin üht teist saali, kus ma töötan, andsin trenni siis oma tätoveerijale, siis sealt edasi ma läksin otse fitti. Nii, fitist edasi, läksin ma koju, tegin kiire miili, jällegi selle, et ma ei teadnud, et ma teen Day in the Life, ehk siis sellepärast see päev on süki jopi olnud videos. Siis sealt edasi ma läksin siis Leeloa-trenni oma, tegime Leeloa-trenni, sealt edasi tõime siia stuudiosse, sealt edasi tegin Leeloa poseerimise, sealt edasi tõin Merlin ja sealt edasi siis tegin Raunole kava ja nüüd ma siis stuudios ja nüüd koristan natuke tagaruumi. Mul sinna taga tuleb üks office space, cosplay space, mis iganes, aga mul on vaja see korda. Ehk siis ma vaikselt tõenäoliselt koristan just seda. Ma vaatan, kõik sitt on siia kokku korjatud, hästi palju mõnsupõrke siis on ju, igasugu muud ehituspaska sellest ajast saati, kui ma stuudiot ehitasin, pole jõudnud lihtsalt ausalt öeldes absoluutselt teha selle tagatoaga midagi. Aga jah, ühesõnaga ma tegelen ka aktiivse cosplayga. Ma tegin kiire sneak peeki sellest, mille see tagatub on. Siin on siis hunnik kostüüme.
need on ilusti ära pandud, see on mingi hunnik muid kostüümi aksessuaare, need on ka ilusti ära pandud, aga siis on hunnik asju, mis ei ole veel oma kohta leidnud, et jah, et ühesõnaga, sest toas saab väga äge tuba, aga mul on lihtsalt vaja siin teha siis paar riiulit juurde, riiulid ära täita, asjad ära organiseerida ja lihtsalt toimetada natuke armastust nende kohale. Et plaan on siis see, et ma teen siia oma stuudio cosplay jaoks ja tõenäoliselt teen ka mingisuguse filmimisnurga, et kui ma teen educational asju, siis mul on hea taust, mille peal filmida, nagu te ka näete, see on ka tahvel, mille peal saab igasugu asju teha, et kuna mul igasugu põnev projekte käsil, siis jah, plaan on teha siia siuke mõnus shooting stuudio, cosplay stuudio, kus siis toimetada. Kuna siis teine stuudiotuba on siis lihtsalt poseerimistuba, et siis teen nende väikse stuudio nurgakese. Vot, et siuke update. Aga kohe tuleb mu pessukas Jakob ja siis viime kõik see trani ära ja siis lähme linna peale toimetama. Noh, ja siit ajame, Jakob. Tere päevast või juhtust. Joome kohvi. Kõige küladi heteroseksuaalsema kohvid. Mis sa võtsid? Karamelli macchiato. Ma võtsin küladi keskmise latte, kookospiima ja küladi suhkru vaniljasirpidele. Parem kui see matcha, millest sa enne rääkisid. Ma ei tea, millest sa räägid. Pole olnud sükst juttu. Ma ei ole kordagi elus ühti matchat joonud. Aga ei, küladi shout out to Cafe Inn, või Väike romantika, vana linn, jalutuskäik, kohvid, värgid, enne sõime kõhu täis. Ütleme nii, et selline täispauk, et väga mõnus kolmapäevane date night. Loomoraal on see, et mehed isegi ütlete kuidagi suhtes ärge unustage oma kuidagi homisin, või et jah, siin mõni mees leidis ka aega lõpuks oma toredast pane elpsi sa võid ju proovida. Ühesõnaga siin küll palju tööd olnud ja siis heidetakse mulle ette, et ei veeda enam hommitöö aega, aga näe, siin me oleme teile. Ei no tead, peale pikka planeerimist siis lõpuks õnnestus ka see Tule, kas ma hakkan rahva rääkima, milline tont sa oled olnud, kui sa suhtes oled olnud? Ei, oot, praegu me räägime sinust. Okay. See ei ole oluline info, me praegu ei ole teema Jakob, praegu on teema Rasmus. Okay. Ja ega siin rohkem ei oskagi midagi muud lisada. Räägi rahva, kuna su järgmine fight on? Järgmine fight on tõenäoliselt, millal need ongi nüüd oktoobris, novembris, tahaks Clashile minna, UFN käis siit läbi, kindlasti ka, mis ta nüüd oli? Muay Thai liiga ka äkki, ühesõnaga tahaks võimalikult palju fightida kogemuse mõttes ja Garant Open oli ka täna, tuli jutuks näiteks, et seal on ka nagu see teema, et on kõvad vastased. Kindlasti olen nagu väga huvitatud sellest, et ongi võimalikult palju toimetada, lahmida ja nii ta on. Ja see kõigi, kes siis ei tea, et Jakob on siis kuradi fighter, on ju, mis su amatöörekord on 2-1, on ju. 2-1, jah. Et esimese fighti võitis, teise fighti võitis, kolmas fightis nüüd hiljuti liigil. Sellest on teise kanalis loog ka üleval. Et väga ilus matš oli, väga tasavägine, tummine, väga kogenud vastane oli Sanders. Tuli kahjuks punkti ja kaotus, aga selles kogemusega oli suur ja küll neid võite küll ei sitaks, päeva lõpuks amatööris, olgem ausad, ei loeb, mis su skoor on, loeb see, sul on lihtsalt kogemus selleks ajaks, kui sa profisse lähed, sa küll ei lammuta. Just ongi, et ma olen ka seda meelt, et tuleb lihtsalt minna teha, võidad, kaotad, saad kogemust nagu nii ja ma ütleks veel siia seda ka, et pigem ma teen kõva fighti ja kaotan siis kogenuma vastase vastu, kui see, et mul on mingi kerge vastane ja kerge võit nagu, et minu meelest see annab nagu väga palju rohkem juurde, kasutab iseloomu, õpida väga palju juurde, fight IQ ja kõik see, et igati nagu ja kindlasti tuleb osata võita ja tuleb osata ka kaotada. Nii on, ei väga ilus fight ja ma ei väga rahul sinuga ja meil ju sai vist aasta koostööd nüüd, mingi see kuu on. Et ühesõnaga umbes aasta tagasi hakkasime siis Jakobiga koostööd tegema siis coaching mõttes, et olime vist enne mingi kuu-2 jauranud selles tankis conditioning trenni hakkasime nagu läbi käima jah, sealt boksi trenni läbi
kuidagi hakkasime suhtlema. Ja tegime siis paaris ka päris palju lappasid. Jaa, tegime koti peal koos trenni, tegime paaris lappasid asju. Kuidagi jutt hakkas jooksma. Ma mäletan esimest korda nägin sind, vaatasin mingi suur kuredi muslis vend on. 40 aasta vend. Vaatasin mingi onu istub siin, mingi suur süke lihasmägi ja siis mul mõtlesin, et ma pean küsima, et kuule, et sa käid vist jõusaalis päris palju või? Siis Rasmus ütles, et jaa. Olen käinud paar korda. Olen käinud. Aga ei, ühesõnaga aasta siis on möllanud. Selle aega siis 3 fighti, eelnevad Jakobi fighti olnud, aga selles väga rahulik oli mees suureks ja tugevaks saanud. Kõvasti kuiem, algul oli natuke pehmem. Algul oli natuke süke paks poiss, jah. Et saime ilusti vormi. Kindlasti on väga palju kasu olnud kõikidest trennidest. Strength and conditioning, ma arvan, et see on väga palju juurde andnud. Ja siis ka üldsegi nagu see süke tugi ja pushimine, mis ma nagu olen saanud, et ma arvan, et see on ka ainult nagu kasulik olnud, et ei jookse mööda külge maha nagu. See on oma Nelka coachingu poolt kinni maksta, on ju? Ei. Ausõnad ei teinud mulle kohvi välja. Aga ei, see on väga kõva. Ma väga ootan sügist ja ma usun, et meie sügised on väga äge hooaeg. Ei, muidugi teeme kuradi tugeva hooaja ja paugutame ja möllame ja muidugi tuleb kõvad contenti ja kõike, nii et teeme ja palju tööd on ees, aga tööd me ei kardana. Nii, lammutame küll väike tšaamana. Ühesõnaga, päev on siis läbi. Nagu ma enne mainisin, ei olnud üldse plaanis, et sest tuleb full day in the life. Mõtlesin lihtsalt, et okei, lähen fitti, teen fitis mingid videod, klipid ja nii edasi. Aga sattusin hoogu. Ehk siis esimene osa mu hommikus, kus ma kavasi kirjutasin, kus ma ärkasin, kuidas ma esimese kliendi coachisin, teise kliendi coachin, see jäi siis filmi otsa kahjuks. Aga päev ise, väga ilus, väga produktiivne, väga tore. Andsin kokkus 3 trenni, pluss 2 posingut, pluss tegin ühele kliendi kava valmis, pluss kirjutasin 4 kava valmis, vist jah, umbes mingi sükest. Mis me veel tegime? Käisime fitis, ehk siis Fit 360, võtsime oma toidulisandi, laadungi, mis kõik vaja oli, tegime see veits contenti, siis tegin stuudio korda, mitte täielikult, aga kõvasti paremaks, kui ta enne oli. See võttis mul umbes 1-2. Siis hängisin Jakobiga mingi 4 tundi, käisime vanalinnas, söime, hängisime, rääkisime juttu, polnud ammu näinud. Jakob siis on mu parim sõber juba umbes aasta, et Jakob on siis minu homie, kellega kõige rohkem ma hängin. Ammonia lendas just Itaaliasse. Nii et tuleb siuke väga tegus töönädal. Muud jebimist vähem, ehk siis väljas nii väga ei käi, muid asju ei tee, üks ei viisi. Ehk siis seni kui Ammonia reisi naudib, teeme meie siin tööd. Päris palju igasugu projekte on, mis on plaanis teha. Just lõpetasin ka Gym Passport editimise, just uploadisin selle. Ehk siis tegemist oli siis Gym Passport episode 2 Worldwide, ehk siis Vilnius Gym Plus. Ehk siis mingega kindlasti vaadake Gym Passportis, on siis minu ja Ammonia sari koos, et kus me siis vaatame igasugu erinevaid jõusaale üle Eesti, üle maailma, nii eesti kui ka inglise keeles. Aga ühesõnaga tahtsin video kokku võtta, nagu ma ütlesin, ei plaaninud, et on Day in the Life, aga tuli, et Day in the Life. Ehk siis esimene video eesti keeles, loodan, et teile meeldib see. Palju palusi, et ma teeksin ka eesti keelse contenti, kuna siiani põhiliselt on inglise keele, ehk siis siin me oleme. Vastan teie palvetele. Väga lõbus oli, väga naturaalne oli, kindlasti teen väga palju rohkem eesti keelse contenti. Mitu korda kõigi kogemata, kes inglise keeles rääkima, aga ei ole hullu. Harjime. Ja ühesõnaga, kui meeldis, pange like, pange subscribe, võite ka alla kirjutada, mis te soovite järgmisse videos näha. On siis treening, toitumine, mingi temaatiline teema. Ehk siis andke kindlasti märku, aitäh, et viitsi vaadata, kuidas ma jaurasin päev otsa nii kauga. Ja Rass signing out.